Buss sai hiljaks lihtsalt. Oleks ma 1 minuti rohkem oodanud, ma oleks bussi peale saanud. Ma mingi jooksin nagu roll. No joo, kuidas läheb? Ma olen jõudnud omadega praegu kuskile Verribeesse, mis on umbes 28 kilomeetrit eemal siis Melbourne'i linnast põhimõtteliselt. Ja ma tulin siia rongiga mingi tund aega lihtsalt, mis on nagu täielik ajusurm, rong on lihtsalt inimesi nii täis. Aga nüüd ma praegu lähen siis mingisugusesse pubisse või midagi taolist või ma ei tea, ühesõnaga kuskile sünnipäevale. Ja miks ma sinna lähen? Sest ma lähen pilte tegema sinna, kaasas on mul seljakott ja lähen need fotograafiad natukene, saan veits sulli. Ma olen 2 nädalat olnud siin töötu, pole ühtegi kopikat teeninud, olen lihtsalt laristanud seda raha. Mul on järgi ainult mingi $800, mis on nagu väga väike summa. Ma ei tea nüüd, peaks otsima uuesti jälle korralikku töö endale. Aga igal juhul keskendume sellele, mis on täna ja täna on siis mingisuguste India inimeste pere, mis iganes, sugulaste sünnipäev ja mul siis on tore võimalus pildistada seda, jäädvustada ja saada pappi selle eest. Ilm on muidugi väga metsas omadega täna siin. Eile oli mingi 37, 38, midagi siukest nagu väga julm oli eile. Isegi öösel ma ei saanud üldse magada ka, ma lihtsalt häkkisime kuidagi enda kodu sinna air conditioneri sisse, et meil ei ole pulti ja kirjutasime landownerile, et kuule, et meil ei ole pulti, me tahame air conditionerit kasutada, et me sureme siin nagu. Tüüp ütleb, et see on liiga kallis on ja me ütleme, aga me maksamegi sulle renti selle eest ja siis paneb, et jaa, aga see on ilma air conditionerita. Et kui te tahate nagu air conditionerit kasutada, siis $30 nägu iga kuu. See nalja teeb, aga sinna häkkisime sellesse kuidagi sisse. Saime seal ikkagi tööle ja panime ta siis tööle. Ja siis ma muidugi olen öösel nüüd mingi 4-5 tundi maganud ainult sellepärast, et ma monteerisin eelmist vlogi ja see võttis räigelt kaua aega. Nii et kindlasti minge lükake sellele üks korralik like ja pange kanalile subscribe, jagage sõpradega, kui te tahate näha mind söömas maailma kõige teravama tšillipipar. Ma muidu tellisin ära selle juba, see tuleb mõne päeva pärast. Aga ma ei söö seda enne, kui ma saame selle eesmärgi täis, kuna see on siuke asi, mida ma ei taha teha. Aga minu India roommate tahab seda proovida ja ma ütlesin, et davai, et ma võib-olla joinin sinuga siis, kui me saame selle eesmärgi täidetud. No vot ja nüüd see bussisõit läkski nii ruttu, et ma sõitsin ühe peatuse kogemata kaugemale, kui ma oleks pidanud. Aga ei ole sellest hullu, mul õnneks ajavaru on nii palju, et ma jõuan ilusti ikkagi kohale. Aga ma räigelt põlen selle pärast, et ma ei saanud seda suurt korralikku professionaalselt seda välku. Ja ma loodan, et seal on vähemalt normaalne valgus, et mu kaamera saab niisama ka normid pildid. Sest tegelikult see flash annab räigelt palju juurde. Mul on täiega näme tunne selle pärast. Aga Verribee ise muidu nagu see kohana tundub siuke hästi vaikne, rahulik koht, aga ta on kaugel ka sellest Melbourne'ist. Et noh, siuke maakoht nagu Eestiski võiks näha siukest maakohta on ja nagu väike siuke Rapla linn. Ei ole nagu suuri maju, et on siuksed väiksed ja siuksed küla mingid lambid, värgid ja no nii, ma jõudsin just kohale siia see Kasal restoran, India restoran, et ma ei tea, kas ma vaatan, mis atmosfääri seal sees on, et kas ma saan seal sees ka pilti teha või ma ei saa. Kui ma saan, siis ma tõmban mingid pildid, videod, värgid, tõmban seal ka. Noh, pilti teen nagunii, aga video vlogi jaoks vaatab seda.
No nii, ma just lõpetasin nüüd fotograafia tegemise ja kurat, see oli üks elu kõige raskemaid fotograafia tööotsi, mis ma teinud olen, sellepärast et seal oli hästi kitsas ja hästi palju inimesi oli ja nad kõik tahtsid kogu aeg pilti, siin, seal ja siis oli veel niimoodi, et kuna see on nii kitsas, ta tahtis mingi suuri grupipilte. Ma pidin mingi mööblit aega liigutama, et saaks teha. Siin annab nagu tunda see, et on nagu tehnikat natuke vähe, et peaks olema lainurk, objektiiv ja kõik asjad mul olemas ka. Aga pole hullu, sain igal juhul hakkama, sain tehtud. Nüüd on vaja pildid kodus kõik ära töödelda, mis võtab jälle mingi täiega aega. Aga pole hullu, sain oma palga juba sain kätte, sain selle töö otsa siis 2 sotti praegu, et selles on normaalne. Ja see raha läheb siis uue kaamera poole, aga nüüd ma pean leidma selle bussi üles, sellepärast et see buss mõne minuti pärast läheb välja ja see on ainus rong, mille peale ma saan minna täna, sest muidu on pekkis, pean takso võtma, kui ma sinna jõuan. Ma ei tea, jõudsin. Kurat, jõuad alla ka täitsa lõpp, lugupidamist üldse pole, kuradi noored. Ja kui sa tahad näha neid pilte, mis ma tegin, mis välja tuli ja nii edasi, siis vaata minu portfooliosse, mis on geirstint.wixsite.com/portfoolio. Link on ka siin samas. Ja panen ka descriptionisse siia alla. Mine metsa, ma mingi ootan bussi, täna on ju public holidays ja Google Maps näitab, et tuleb buss, aga no päris tuleb ka ju. Ühtegi bussi ei tule. Nüüd on metsas ka, ma ei tea, kas mul on mingi 15 minti aega, et jõuda mingi paari kildi kaugusele. Läheb jooksmiseks ja läheb jooksmiseks ära. Davai, läheb. Mul on midagi teha, läheb jooksmiseks ära. Mida buss jäi hiljaks lihtsalt. Oleks ma 1 minuti, okei 2 minutit, võib-olla 3 rohkem oodan, ma oleks bussi peale saanud. Ma mingi jooksen nagu loll. Kohale jõudsime, normaalne. Ma olen ikka nii kiire jooks ja Usain Bolt ei kompiidi ausad, Vitsa Trend for Life, Vesiruse gümnaasium, Rapla. Peace. Aga no nii, nüüd on järgmine päev ja ma olen juba vaikselt ennast üles äratanud, Ronald vana pihkur ikka magab seal. Okei, tegelikult ei maga. Aga praegu siin juba mingi tund aega või rohkem juba siin vaikselt pilte töödelnud sellest photoshootist ja ei ole kõik hullem selles suhtes see, et flash juba olnud, et saab ära tehtud. Väike sneak peek siit ka. Et värvid, kõik on ülinormi minu arust ja hästi lihtne nagu neid töödelda. Aga jah, ma olen praegu hästi võimane, sest ma olen siin arvutikraani juba passinud ja need värvid ja kõik see tõmbab lihtsalt silmad ja kõik see aju tõmbab sul nii kooma lihtsalt sellepärast, et see nagu nii kirjuks tõmbab ja siis nagu, ma ei tea, lihtsalt sa ei saa enam aru, mis asi on üks ja mis asi on teine. Lähen vaatame korraks, mis toimub rõdul, mis on tänane ilm. Good morning, Melbourne! I love you all! Spreading the good vibes, man. Aga jah, kuule, ilm on soojem kui meil toas. Ma ei tea, termomeetrit mul ei ole, aga täna meil on Ronaldiga muidu plaan minna sinna St Killasse vaadata pingviine. Et varsti me läheme sinna ja siis, ma ei tea, näete ka pingviini veitse, kes ei ole veel näinud vabas loodus, nad ei ole selles suhtes loomaaias. No vot, jõudsime Ronaldiga nüüd St Kilda Pieri ja nagu näha, siin räige elu käib, sest õues on mingi väga soe lihtsalt nagu soojem. Taga müüakse seal, ma ei tea, jäätist, purksi, kõike, mida iganes tahad. Ja praegu ongi otse ees, peaks olema päris palju pingviine, sest ilm on küll siuke nagu soosiv ja õhtuti tuleb nad siia välja. Nii et lähme vaatame järgi, mis seal toimub. Aga vaadake otse ette. Ma ei tea, kas siin on hästi näha või ole, aga inimesi nagu korralikult. Siin ka elu käib ja tegelikult on ülimõnus linnavaade siit sinna mere poole. Aga mere ääres siin on tegelikult sellepärast juba mõnus olla, et
et tuleb väike siuke jahe õhk, vaata meri jahutab õhu maha ja tunneb, kuidas siuke soe õhk õues, aga siuke jahe breeze nagu jahutab siin. Väga chill. Aga vaatame, kas saame mõne pingviini, saame kaamera peale ka. Ma ei tea, kas on näha neid, sellepärast et neile ei tohi tegelikult valgust peale lasta. Et siin on tegelikult peaksid olema mingid töötajad või keegi, kes lasevad siis punast mingisugust valgust, et see nagu ei ärrita neid ja mida iganes. Telefonid, flash ja siuksed asju on nagu täiesti keelatud. Et võid sellest isegi trahvi saada. Vot, aga lähme vaatame. Kahjuks kõige paremini neid näha ei ole. Mida rohkem sisse zoomin, seda vähem on valgust näha ka. Ja nagu näha, siin on räigelt palju inimesi, lihtsalt kõik tulid vaatama neid, sest ilm on lihtsalt ideaalne. Kui ma lihtsalt korda käisin, siin oli räige torm lihtsalt ja reaalselt oli lihtsalt nii lahel ja vaadata, sellepärast et mitte kedagi polnud ja nad olid hästi julge, nad tulles üli lähedale. Et jah, päris siuke ilus ja imeline koht. Vaadaks seda linnavaadet seal kaugustes, ma ei tea, siin ei ole tegelikult üldse hästi näha Nõmme kaamera üldse, aga väga haigelt ilus. Nad on suhteliselt väiksed, et nad ei ole nagu need täismõõdused suured pingviinid, vaid nad on väiksed, hästi armsad. Et neil on mingid pesad ja asjad, mis siin ees käivad toitmas oma lapsi ja sellepärast nad tulevad öösiti nagu siia. Päeval mul ei ole õrn aimu, kus nad on, aga päeval neid sa siin väga ilmselt ei näe. No joo, väike sissekanne aastavahetusel, siin oleme jõudnud kesklinna ja rahvast on meeletult palju, ma ei ole vist niimoodi tänaval kunagi rahvast nii palju näinud kaudu olla, isegi mitte Tallinnas. Et täiesti jõhker, mis siin toimub. Ja olime praegu just Ronaldiga siin ühistranspordis, üritasime siia jõuda ja mingi tüdruk lihtsalt paneb täiega ketti meie ees. Õnneks meil jäid papud puhtaks, kõik on korras. Me ei läinud otse kokku. Aga tšekkige seda rahvamassi lihtsalt väga hull. Head uut aastat! Head uut aastat! Head uut aastat! No nii, no sellega sai võetud uus aasta vastu siin Melbourne'is. Koos Sandra, koos Algise, koos Ronniga ja Jaanika ka. Nii et ma ei tea, ilutulestik oli lahjem, kui me arvasime. Aga sellegi poolest väga hea, rahvast on täiega ja meeleolu on mõnus. Nii et head uut aastat teile siin Eestisse. Happy New Year, motherfucker! Tere, rahvas, Uber jaoks raha polnud. Võtsime väikse tänavakäru tänava pealt ja üritame ennast ära mahutada siia. Kuuled või? Anname filmi siipaga. Meil on kõige mugavam asendi peal. Ei noh, mõnus on sellest tasuta ju. Let's go, motherfucker. Lähme otsime, kus me süüa saame. Kus me süüa saame? Tõsiselt hakkab palus tegelikult lõpp. Lükake koos. Ei, sellest saab seal all olla nagu seal käru all olla. Ma ütlen ausalt, et noh, ajab asja ära, aga ega ta kõige mugavam ei ole. Ja kui te mõtlete, kas ma olen purjus? Ei, ma ei ole purjus, ma olen täiesti kaine, ma olen ju 2 veiniklaasi jõudnud. Aga mis seal ikka? Kell on mingi 2-3 öösel. Üritame jõuda kuskile linna, sest me oleme kuskil. Tõesti ei tea, kus me oleme. Sandra, mis asi see sein on? Veesein. Veesein. Ja reaalselt siit saabki käe märjaks, vaadaks seda. Ära pritsi mind! Melbourne lahelind ja vaadaks seda maja. Täiesti jõhker. Vaadaks seda maja ausalt. Oota.
vaadaks, hüppame üle siit või? See on nii lahe, vaadaks seda, kus me oleme. See on nii vinge. Aga muidu kutikud ei tea, siis ma praegu filmin oma telefoniga, sest ma jätsin oma vlogikaamera koju. Sellepärast, et sellepärast ma ei tahtnud seda kaasa võtta. Äkki ma lõhun ära, vaata siin uus aasta ja kõik värgid. Nii palju inimesi ja äkki unustan kuskile. Et sellepärast võib-olla kvaliteet on veits parem või halvem, ma ei tea, andke teada, üks parem või halvem. Aga jah, igal juhul telefoniga filmin. Mul on siuke tunne, pimedas võtab küll see telefon paremini peale. Vähemalt siit vaadates, võib-olla arvutis on halvem kvaliteet, aga telefoniga pimedas tundub, et telefon töötab pimedas paremini kui vlogikaamera. Nii et vist peab hakkama tegema telefoniga vlog edaspidi. Ma ei tea, ma loodan, et on huvitav, vaata, kus me jaurame. By the way, me oleme täiesti kained. Algis on natukene joonud, aga... Kained! Tema on natuke joonud. Aga Ronald ja mina ja Sandra oleme tegelikult täiesti kained. Aga meil on lihtsalt täiesti hea tuju. Jaa, ma tahaksid üles minna. Ohoh. Ära alla kuku! Vau! Selles ma võiks ka minna, aga siis ma pean telefoni panema korra taskusse. Vist ei näe. Oota, Ronald ulatab kaamera edasi. Kuid üles. Tahad, ma annan boost'i sulle oma käega. Parkour! Ma oleks pidanud siin Fireworksi vaatama. Saidki hakkama või? Said hakkama. Yeah! Ronald, võta mu telefon. Do a backflip, man! Do it, backflip! Oh shit, that was leg! Näitan teile korra veel seda Frinderi vaadet, kuna see on tõesti minu lemmikvaade. Üks lemmikud vaates see linnas. Mida vittu? Mida vittu? Eesti vittu! Seda! Joo! What the fuck? Ongi eestlased! Oi vana! Oi vana! Aga ma näitan ikkagi korra seda vaadet ja siis vaatame eestlasega. Et väga hull. Mis asja? Ma võtan mingi tänaval, võtan kaamera välja, hakkab vlogima ja eestlased, okei. Aga davai! Näeme järgmises vlogis. Ciao, peace out!